Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et hakkab meil siis jälle järgmine kalastuslaager. Täna pean alguse ennem ära, kui esimesed poisid kohal on. Et ilm on ilus, päike paistab ja ega midagi, särg peaks sööma, et paatidega me peale ei lähe täna, sellepärast et haugipüügi keeluaeg on, et püüame siin sopis siis võib-olla sealt otsa pealt siis ja võib-olla hiljem sealt tagant ka, kus need tongatamiskohad on, et eks vaatab niimoodi jooksvalt ja esimene kala on jah, väike turb. No turba on siin ka paksult täis praegu jah. Tulevad siia maime sööma. Nii ja praegu siis tabelisse läheb esimesele kohale hetkel viidikas 15,5 sentimeetrit. Et meil on siin võistlus ka. Ja Maarjal on see juhtimine, siis see on viidika kohta juba päris hea mõõt. 15,5 on saadud siin paar väiksemat särge ka, aga hetkel ei midagi veel midagi suuremat, aga noh, alles alustasime ka. Nii, ja see on roosärg. Kas tahad mõõta ka? Ok. Vaata, kus meil see lint oli, et meil ju võistlus ka käib. Siin on lint. Nii. Oi! Nii. Pane sabaga peale, mis ta meil siis on? Mingi 14,5 või? Noh, 14,5. Nii, nüüd tuli roosärg käest, tundub olema. Vaatame mõõtu. Mõõdame ära. Nii, mõõdame ära. See on äkki 20. Võtta kohe. Raske mõõta niimoodi. Nii pikk on ka. Nii pikk see. Mis ta siis on? 17,5 jah. 17,5. Mis see rikub praegu on? Kerid kiiresti kohe, kui võtad. Nii, Ermal on nüüd midagi siin tonka otsas. Võta ja keri kiiresti. Riiata vats üles, keri. See on kala. Nii. Keri. Ära jätta järgi. Nii. Ära anna järele. Oota, mul on kahva või? Tõsta. Oo, tõsta välja. Tuli ära. Ilus särg sul. No näed. Oled rahul? See on veel suurem kui minu. Okei. Täiega pekkis, no. Väga hästi. Mõõdame ära. No nii, tuli ka. Aga kas sa sellega oled ennem saanud ka särge niuksega või? Jaa. Ma mõtlesin, see on ahvenale rohkem äkki. Ei, see on roosärg. Jah, see on roosärg. Jah. Urraa. Ma nägin prillidega, et seal on väga palju seda. Ahah. Sul on ka polariseeritud prillid, jah? Sanja! Et esimene söömaaeg meil, nagu ikka, Mehhiko värki, kala palju pole midagi tulnud. Seda näitab ka üks äpp, mille kohta ma siis ka kohe räägin, et on selline äpp nagu Kalaradar. Ja ma vist näitan niimoodi, et ma teen screenshoti või screen recordingu telefonis. Et see näitab ka, et täna on sükene pigem kehvem kalailm. Aga noh, proovime edasi, äkki ikka midagi õnnestub. Et on siis selline äpp nagu Kalaradar ja siin on siis arvestab mitte ainult kuufaaside ja niimoodi põhjal nagu need tavaliselt need kalendrid arvestavad skoori, et kas on hea kalastuspäev või mitte, vaid siin on nagu erinevad asjad, et siin ta arvestab ka ilma ja kõike nagu muid asju võtab arvesse. Et siin on nagu päevade kaupa, näitab nagu üldist skoori, siis on võimalus valida liigipõhised numbrid, et näitab, millise kala võtupäev täna kõige parem on. Äpis sees on ka siis kalateadmik näiteks, saad vaadata, lugeda midagi kala kohta, erineva liigi kohta, siis on olemas alammõõdud, kalastuspäevik, saad kirjutada omale üles siia mingeid asju, noh, kõik võimalikud niisugused lisaasjad ka, jääkaart, seadus, nagu siit näete kõik menüüst, mis asjad kõik, isegi sügavuskaarte saab vaadata selle äpi kaudu, laeb ette kõik kaardi rakenduse ja vaatad siin näiteks
lämmi peal, palju sügavus on. Ja siis on ka tunniskoor, mis näitab siis, et tunni kaupa kohe, et mis kellaajal näiteks võiks kala paremini võtta, ilmateade, kuufaasid, kõik vajalik ühes äpis koos olemas. Vot, et vaadake, laadige omale alla, uurige natukene ja kellele meeldib, siis ostke omale see äpp. Ja see äpp on alla laetav ainult kalaradar.ee lehelt, et Play poest ärge seda siis otsige. Et sealt minge ja laadige see äpp omale alla. Tasuta versioon on siis 14 päeva ja pro-versioon saate 7 päeva tühistada peale registreerimist, kui teile ei sobi mingil põhjusel. Ja sooduskood on siis perega looduses 25, mis annab 25% siis allahindlust. Vot. Et keda siis huvitab, minge vaadake kalaradar.ee ja laadige oma läpp alla, proovige, vaadake. Ja kui teil sobib, siis jah, saate 25% odavamalt meie koodiga perega looduses 25. Aga hea küll, vaatame nüüd kalastuslaagrit edasi. Loom on meil ka siin, aga loom peab olema, ahvisaba peab olema siin puu oksa küljes, sellepärast, et ta läheb muidu õngedesse meil. Ja miks ta on ahvisaba? Et näed, vaadake seda saba. Tal on siin sükene äge kruss, kes me kutsume teda ahvisabaks. Ja tal on ka mitu nime, nagu härra Pangel oli. Näe. Ja tõmbab siin nüüd seda kuuse oksa. Tule keiu eest ära, näitame, kuidas tõmbab. Tal siin lõbus küll. Nii. Jah. Mõõdame selle ka nalja pärast üle. Äkki ongi kõige suurem hiidikas täna. Vaata, mis see on. On mingi 15 sendi kanti. No võt, selline tuli siis Maarjal. Mis TV laseb tagasi? Sellega pole midagi teha. Ohoo, pole paha, jah. Võt, see on juba normaalne voblasärg. Ära tule siia. Üks leidis koha ja kohe kõik tahavad tulla sinna, nagu alati. See ei saa 2 tükki tulla. Okei, võtame alati. Eks see särg on igal pool. Liigub ringi siin, lihtsalt sattus sinna praegu olema seal. Nüüd põhiviline püük käibki tonkadega siin otsa peal, sellepärast, et sopi peal väga ei toimunud midagi, aga näed siin. Siin miskit toimub kogu aeg. Tule normaalne. Ta on ilusti 23, jah, on see. 20. No väga hästi. Marko 40. Pikki jää. Ma ei lase. Tagasi või soole ka. Kelle oma see on? See on. Ja tuli nüüd selle laagri esimene ahven siis, jah. Tõi sisse koledasti. Saame kätte huvitav. Kuule. No ju ikka saame. Saame kätte, pole hullu. Meil on järgmine söögiaeg ja siis on praegu frikadellisupp. Et kalaga õnnega on, vahepeal tilgub midagi, aga noh, eks vaatab, kuidas nüüd siis edasi läheb. Et kellaaeg peaks nüüd see olema, et väidetavalt selle äpi kohaselt peaks kala hästi võtma hakkama praegu. Noh, paremini võtma, kui ta ennem võttis. Vot, midagi on tugevat. Uso! Oota, rahulikult hoia, haug on küljes. Nii. Haug. Nii. Ma saan kätte selle koos selle maltsaga. Vahivärki siis. Mida pekki? Tüübiline haug on siin küljes. Muidu on haua keelt praegu. No jaa, me peame lahti laskma, aga ta keerutas veel maltsa ka veitsa. No, mis seal ikka, võtame küljest ära see väike haug ka, aga noh, ikkagist haug. Oled haugi saanud enam või? Ei ole või? Esimene haug või? Noh, siis on väga hästi. Noh nii, läheb siis alamõõduline haug tagasi ette. Et mitte lihtsalt alamõõdu pärast, vaid meil on ka haugi keeluaeg. Et hops, väga hästi. Tagasi. Jah, passib natuke. Ja küll ta kohe läheb. Jah. Yes. Ja kohe tuli järgi. Opa. Korralik see roosärg. Opa. Kes sai?
mine . no ma sain haua Väga hea. ja palju suurema asja. mis teed sellega ? Tabelis ta kohta ei saa, sest et Viidikas on nagu olnud paremate punktidega. Viidikas on paremate punktidega olnud praegu, ehk siis op. Et kas söögiks, 2 varianti, kas söögiks või lased lahti? söögiks . Söögiks, okei . Sa pead sinna või sinna . Nii, mis said siis ? Nurg . Nurg, suur nurg . No pole paha, ei saaks kalaks. Selle peab lahti laskma. jah, no sellega ei ole teha midagi, jah . No ei saa kalale. jah, mõõdame nalja pärast või ? No mõõdame. mis see pikkus on ? No mingi, oota. Mingi 20 senti praegu on. Võta veia saba sirgu . ilusti . Tabelis ta vist Viidikale ära ei tee, 4. 24 . No pole paha, ei saaks kalale. jah . et tavaline värk jälle , õhtune grill ja värk ja noh , on küpse kiiremini . ei olnud see kõige parem kalapäev täna , aga ütleme nii , et ilma ka ei jäänud ja ega igat väikest silku , mis tuli , ei hakanud ju filmima ka siin . ei , väikseid kalu ju oli . ei no see viimane oli jah , enam-vähem , aga selles mõttes iga väikest kala ei hakanud filmima ka , mis me siin saime , et ega vaatame , kuidas homme on ja see kalaäpp näitas , et täna ei olegi noh , nagu kõige parem päev . tegelikult ma vaatan , mis ta homseks näitab , et siis mis meid homme võib ees oodata . ohohoo , mis meil siis homme näitab ? 12, 13, 14, 15, 16. homseks näitab väga head skoori ju . Näitab jah. Laagri lõpuni. jah , lõunast alates peaks nagu väga hea olema , aga täna on nagu oli noh , ei olnud nii hea skoor . jah , no praegu näitab üldse kehvasti . no selge , loodame siis , et homme on vähe parem . kus maimud on ? maimud läinud kõik juba või ? aa , seal , näe . vaata , kas panevad . See mingi loll viskas vahu kommi. näeks põgenevad . Hea tissu. vaatame siiapoole ka või ? siinpool polegi kala praegu . ja ma ei suuda enam , ei jõua enam . no nii , hommik on käes . esimesed siin juba , kohe panen käima selle , esimesed siin juba söövad pannkooki ja teised tulevad ka kohe alla . ja kohe hakkame siis vaatama , kuidas täna kalaga lood on . no loodetavasti võtab täna vähe paremini , eile ei saa öelda nüüd ka , et kõige kehvem ilm oleks olnud või päev . ikka midagi tuli , aga no oleks võinud rohkem tulla kevade kohta seda särge ja kõike . nii , täna hommikune esimene kala üldse . väike nurg , aga nii pisikene , et see läheb tagasi . hommiku kohta oleks oodanud paremat võttu , aga ei ole täna hommikul ka väga hea söömine siin seal kalal . aga noh , vaatame , äkki päeva peal hakkab võtma . luiged . no nii , Ermo jõudis kohale ja kohe tuli hommikul üks kala ja mis meil tuli siis ? ahven , kui sisse ta nüüd sõi , oi , see sõi nii sisse , näpitsad tooma . op , no las ta olla praegu nii , vaatame kohe , kui sees ta on . siin on vaja jah abi natukene või saame kätte , vaatan kohe . no vaatame , mis siin tunkatajad ka said siin otsa peal . aga mis asi tuli siis ? turb . jah , väike turb . no vot , op . aga sellega pole midagi teha , onju . see läheb tagasi . no vaatame , mis see on . aitäh . ei ole , see on nurg ju . nurupoeg . näed , see punased uimedõrnad ja . see nurg jah , see läheb . sina on see . sellega ma ei tea , mis sa teed . ei tea , lase tagasi . lase tagasi , ma arvan jah .
okei, kohe tuli üks kalavenna, tule näita seda kala ka siin. Siin on mingi hästi tuli. Ei, see on liiga väike. Siin on veel üks nurupoeg, aga jah, pisikene. No nii, vaatame, mis meil tuli siis. Latikas tuli otsa. Ei ole lati. On või? Jaa, on. See on latikas. On või? Jaa, see on küll beebi latikas. Väike latikas. Oma vette. No näed, normaalne särg ju. Vaata, et ära nüüd ette lase kukkuda. See on ju paras vobla särg jälle. See on juba okei. Piisavalt mingi siukene 17 senti. Käib küll või rohkem isegi suts. Ma püüan siin üliväikse konksuga praegu maimu, et saaks panna elust sööta. Üks maim tuli väike ka juba, et saaks elust sööta. Võib-olla suuremat ahvenat või midagi, et ussiga ei tule nii suurt äkki. No nii, tuligi. Püüame siin ahvenat maimuga ja tuli hoopis haug praegu. Pettinukas. No vot, oled rahul jah? Jah. Aga lahti peame laskma. Hoia tugevalt ära nüüd. Tead, laseme vaikselt maha, võtame konksu ära, konks on suunurgast õnneks. Hoia teda paigal, hoia paigal. Hoia, julgelt. Nii, keera teistpidi. Nii, konks on siit samast kohe. Väga hästi, nii. Noh, laseme lahti. Et vaata väikse maimu peale tulevad ka, no eile tuli ju lausa ussi peale haugi, on ju. Et meil olid ikka päris pisikesed maimud otsassi, väga väiksed. Aga noh. Jah, see maim on sul läinud, nüüd on vaja uus saada. Nii, meil on siin, ongi jah, mingi väike haug jälle maimu peale. Tõsta nüüd välja, see hammustab sul läbi selle. Elu Essa haug või? No ei saa ahvenat, kuidagi mingid väiksed augid segavad. Noh, mis siis ikka? Oota, ma võtan välja. Võtan kohe, ta on õnneks jälle suunurgast niimoodi, et ta ei ole konksu väga ära söönud. Nii, hoia kinni. Teisel pool. Tamil sai vist kannatada veitsa. No vaata. No tagasi võtta nii kui laskma. Jah, kindlasti kohe läheb tagasi. Kohe tagasi. Nii, ops. Segab ikka väikene. No mis see nii pisikesega ikka? Vaata, elu esimene aug või? Aga siis võib ju teha pildi, kui elu esimene aug on. Jah, vend teeb pilti. Hoia tugevalt kinni. Nii, meil on siin järgmine söömaaeg. Osa on küll laiali, püüavad, kohe ei söö, tulevad tagasi hiljem. Et paar poissi on siin teisel pool seda soppi seal. Päris jõe peal püüavad, aga meie ülejäänud siin teeme omale siis ühe lõunasöögi ja vaatame, katsume veel saada sinu viidikas suuremat, on ju. 16,7 sentimeetrit. Jah, et see praegu juhib ja meil on ju Salmo, meie sponsor Salmo, näed, mul on Salmo müts ka peas. Ma käisin siin üks päev Salmo juures Mustamäel poes, saime igavese hunniku uut kevadist kraami, matkavarustust ja kõike, mida ma üks video nüüd järgmistes videodes hakkan ka tutvustama, et tuleb põnevaid videosid uue Salmost saadud kraamiga, Norfinni kraamiga, aga Salmo sponsoreerib meid ka auhindadega, et tänase võitja, kalastuslaagri võitja, suurima kala auhind on ka, üks auhindadest on Salmo poolt, kohe vaatame, mis see on. Ja on siis Salmo poolt meil Lucky Johni roovabad landid siis, et võitja saab valida siis siit omale ühe välja, mis talle kõige rohkem meeldib ja ülejäänud jäävad siis järgmistes laagrites auhinnaks. Siin on erinevad värvid, et see on niisugune universaalne värk, varsti tuleb rohi, hakkab kasvama, sellega saab siis rohu vahel ja igasuguste roigaste vahel ja kuskil nagu püüda ja mina olen niisuguste roovabade lantidega päris hästi haugi saanud. Et suured tänud Salmole, pärast vaatame siis, kes siis lõpuks võitjaks jääb ja jah, järgmistes videodes vaatame siis muud huvitavat kraami. Aga hästi, püüame edasi, meil on veel püüda jäänud siin peale lõunat kella 4-ni, et äkki veel kellelgi õnnestub suurem viidikas saada või midagi. Et see 17,2 senti viidikas me kohe arvestame välja ka, et palju see punkte annab.
et ennem oli siin, et kellelgi oli siin 15,5 senti viidikas, andis 62 punkti, aga nüüd me arvestame välja selle, mis ta nüüd oligi siis see mõõt. 4, 1, 2, 3, no siis No nii, ja siis on nüüd niimoodi, et sina siis saad valida siit Salmo auhindade seest ühe landi omale. Sellega ongi sul tegelikult hea harjutada, vaata, kui sa alles algaja viskaja oled, et need ei jää kinni, noh, need on selles suhtes, näe, sa pane siia koti sisse, koti ka kaasa, hea hoida selle. No nii, ja kõik ongi läinud. Me Tristaniga siin veel 8 oleme. Ja teeme siis lõppu ära ka, ega siin, kui vanemad hakkavad järgi tulema, siis on alati see kiire aeg ja siis ei saa selle ajal filmida, et tavaliselt need lõpud ongi, kas enne teeme, kui kõigil järgi tullakse või peale siis. Aga noh, ühesõnaga tuleb jälle laagreid. Vaadake meie Facebooki lehel, millal laagrid tulevad, Perega looduses Facebooki lehel ja ega midagi, kerige oma varakratid ja näeme järgmises.